Jaa, Mina olen Timo, ma arvan, et võib peale hakata, et inimesed ilmselt tasapisi veel liituvad, aga just, aga need, kes on õigeks ajaks juba liitunud või selles mõttes täpselt selleks algusajaks, et mitte teie aega kuritarvitada ja hakkame järjest minema. Ja mina olen Liina Võsaste ja olen Töötukassa teenindusjuht. Ja täna paluti siis mul rääkida teile tööturuga seotud e-teenustest. Ja ma eelkõige teen siis seda meie töötukassa, ütleme siis kodulehekülje ja e-töötukassa pinnalt selle, oma tänase esitluse siis. Aga esitluse lõpus on ka mõned viited siis sellele, et kust veel on võimalik tööd otsida. Ja ma hakkan oma esitlusega järjest minema. Mul on ettepanek, et kui vahepeal on mingeid küsimusi või mõtteid, mida jagada, siis võite julgelt märku anda, et ma siit ise ka näen, kui kätt tõstetakse, aga et kui korraga palju käsi tuleb, et siis võib-olla ma ei jõua jälgida, aga et siis järjekorras lihtsalt saab. Oluline, et kõik küsimused saaksid täna vastused ja kui ma ei oska teile täna kohe vastata, siis ma luban, et ma uurin selle järgi ja kindlasti annan teile sellest hiljem teada. Aga siis tööturuga seotud e-teenused, et see tööturg on ju väga lai mõiste ja mis selle tööturuga kõik seonduv on. Aga nagu ma ütlesin, et räägin siis Töötukassa pinnalt, et mis see tööturg meie mõistes on ja kes on meie kliendid ja mida me neile pakkuda saame. Kui veel mõned aastad tagasi siin oli meie kliendid ainult töötuna registreeritud inimesed, siis Töötukassa klientideks täna on, me ise võime öelda, et päris võib-olla see niimoodi ei ole, aga põhimõtteliselt sünnist surmani. Et päris lasteaedades meie kliendid ei ole, küll aga kliendid on meil juba koolides ja meie kliendid on ka vanaduspensionärid, väga kõrges eas inimesed, kes on näiteks meie kaudu käinud ka teenustel ja taotlenud veel ka ettevõtluse alustamise toetust, olles juba pensionil. Ehk et jah, et see meie kliendid, kellele siis meie pakume teenuseid või proovime leida siis lahendusi nende aktiivsena hoidmiseks just tööturu mõistes, on tõesti kooliõpilastest peale, alates 13. eluaastast kuni siis tõesti nii kaua, kui inimene ise suudab või tahab tööturul aktiivne olla. Ja lisaks sellele on siis meil ka kodanikud Eestist ja mujalt, ehk et see mujalt on ka just see, et viimane näide on, et hästi palju on meil nüüd ukrainlasi seoses selle sõjaga, aga ka kõigist muudest riikidest, et neid kliente ma isegi ei oska öelda, kui paljudest erinevatest riikidest meie juures on. Aga siis, et kui klient meie juurde tuleb, siis või meie kaudu hakkab tööd otsima, siis esimene selline soovituslik võimalus selleks on siis meie koduleht. See on nüüd alles hiljuti eelmisel aastal uuenenud koduleht meil ja oleme selle proovinud väga selliseks kasutajasõbralikuks ja inimestel võimalikult lihtsaks teha. Ja see on nüüd meie kodulehe selline esimene kuva. Ma algul mõtlesin, et ma teen teile nii-öelda selle laivis, et hakkame kodulehel järjest liikuma, aga siis ma mõtlesin, et ma teen ikkagi slaidid, ja need slaidid saab teile saata, et hiljem siis nende slaidide pealt on võimalik ka meelde tuletada võib-olla mingid teekonnad, kuidas kuhugi jõudsime ja kust mingi info leitav on. Ja see on siis meie selle Töötukassa kodulehe esimene kuva ja siin on siis näha, et need kliendid siis on nüüd tõesti, et tööotsijale, karjäärikujundajale, vähenenud töövõimega inimestele ja ka tööandjatele ja partneritele. Et ma seda viimast punkti, see tööandjatele ja partneritele, et selle peal täna nii pikalt ei peatu, et kuna see ei ole teie otsene, ütleme, klientuur, siis ja sihtrühmed, keda te ka ise seal kohapeal saate juhendada või toetada, et nemad on pigem nagu teistes kanalites, aga et siis tõesti, et inimene, kes soovib vahetada töökohta, otsib tööd, ei tea, mida oma tööeluga peale hakata, et siis tõesti, kui inimesed teie juurde tulevad, siis võib soovitada kodulehe külastamist. Ja siin on näha siis ka see, et meil on tulemas töö- ja karjäärimess. Nüüd see on aprilli alguses, 11. aprillist alates, et ka töö- ja karjäärimessil on meil palju võimalusi, et saab siis tööd otsida ja saab ka erinevates töötubades osaleda, grupinõustamisel osaleda ja ka tööandjatega otseselt suhelda.
kui siin on nüüd toodud välja, et siin esilehel, et on näha, et 5060 töökohta, siis tänase hommikuse seisuga, kui ma vaatasin, oli see arv juba 5098 ehk et see number on siin see, mis on see laivis praegu aktuaalselt olev number, see 5060 siin, et nii palju töökohti siis sellel hetkel meil praegu pakkuda on üle Eesti. Siin üleval nurgas on näha siis, et on võimalik ka kasutada veel e-töötukassat ehk et siin on siis rohkem võimalusi, aga sellest ma räägin siis juba natukene pärastpoole. Nii, ja nüüd kui edasi jälle edasi minna, et nagu ma siin tõin, et need töökohad on sellised asjad, mis kõige rohkem tegelikult inimesi huvitavad. Et kui inimesed meie poole pöörduvad, siis esimene põhjus selleks on ikkagi see, et otsitakse uut töökohta ja otsitakse uut tööd. Ja kuidas neid tööpakkumisi siis vaadata, et tööpakkumistel on siis näha, et siin, mis on toodud siin nii-öelda parempoolses tulbas, kus on siin siis juba need tööpakkumised kuvavad siia selle järgi, kuidas neid siis meie andmebaasi sisestatakse. Ehk et see on sellises ajalises järjestuses, et kui selle tööpakkumiste kuva lahti võtta, siis siin tegelikult ei ole kohe kuidagi selekteeritud. Küll on see selekteerimine nüüd siis võimalik siin vasakul pool olevas tulbas, kus on need tööpakkumised, kus on siis võimalik otsida märksõna järgi, valdkonna järgi või asukoha järgi siis seda töökohta. Ja näiteks ma tõin siia, panin otsingu sõnasse raamatukogu lihtsalt suvaliselt praegu ja siin on nüüd esimesed tööpakkumised, mis tulid juba raamatukogu märksõnaga otsides. Ja rohkem isegi seda ma ei täpsustanud, et seda valdkonda ja asukohta veel ei lisanud, aga on võimalik ka kõik need 3 kohta või 3 lahtrit ära täita ja siis saab juba jälle natukene täpsemalt neid andmeid. Ja kui on siin nüüd edasi minna, et vaata lähemalt, et see tegelikult on ju suhteliselt sarnane ka teistel portaalidel, et see vaadata lähemalt, et saab tutvuda, et kuvab selle tööpakkumise lahti. Siin on veel näha nüüd, et kui otsingu valdkonnaga või siis asukohaga, et on võimalik täpsustada seda otsingut. Nii. Et jah, et kui nüüd otsi seda lähemalt või vaata lähemalt, siis tuleb see tööpakkumine rohkem lahti juba, on võimalik näha. Ja siin üleval vasakul nurgas on siis see lae alla, et siis on võimalik ka alla laadida selline PDF-formaat, et kui näiteks on soov seda välja printida või kuidagi paremini vaadata, või ma tean, et mõnel pool on ka see, et pannakse enda kuskile stendi peale, seina peale see välja, et see võimalus on näiteks ka olemas, et kui klient soovib seda kaasa võtta, printimise võimalus on, siis saab seda teha. Nüüd edasi on siis siin üleval, nagu ma näitasin, on need sihtrühmad siis, kellel meil on, et kõigepealt vaataks siis seda tööotsijat, et nii nagu ma ütlesin, et kõige rohkem on siis neid, kes meie poole pöörduvad ja just töö otsimiseks. Ja siin on allpool siis ka toodud kohe need lingid, järgmised sammud, mis selleks teha siis, et kas siis ainult soovid otsida tööd e-töötukassas, registreerida end töötuna või siis taotleda töötuskindlustushüvitist. Et siin on need lingid juba olemas, et lihtsalt sinna vajutada ja saab edasi juba siis liikuda. Et tööotsijale nüüd need järgmised sammud, kui on, et siin on välja toodud ka nüüd Töötukassa pakutavad hüved, mida siis ka ju väga palju küsitakse, et milliseid toetusi ja hüvitisi siis on võimalik saada ja neid siis on võimalik siin vaadata ka, et on töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, et need muud rahalised hüvitised. Aga ka on siis teenused, mida Töötukassa pakub. Et ma ei hakanud neid teenuseid siia kõigile või kõiki välja tooma, sest me tegelikult pakume üle 50 teenuse oma klientidele ja need teenused, kui me nüüd räägime ka siin e-töötukassas, et siin on võimalik avaldusi esitada, et nendel teenustel osaleda, aga enamus meie teenustest on mõeldud ikkagi töötuna registreeritud inimestele
ja need käivad juba läbi siis nii-öelda selle töötu nõustaja ehk et töötu ja tema nõustaja lepivad siis kokku, millist teenust see klient parasjagu vajab ja siis käib see teenusevajaduse väljaselgitamine ja sinna teenusele siis suunamine või kokkuleppimine, et kas ta registreerub siis ise, teeb seda tema nõustaja tema eest või käib see veel mingil muul viisil. Et ma natukene hiljem räägin ka teenustest, mis on meil töötavatele inimestele mõeldud, aga jah, et need teenused, mis siin on, tööpraktikad ja vabatahtlikud tööd ja nõustamisteenused, et need on ikkagi mõeldud kõik meil töötuna registreeritud klientidele. Aga nende teenuste sisuga, et kui nüüd nende peale siia klõpsata, siis selle sisuga on võimalik tutvuda, sest on ka juhuseid olnud niimoodi, et kus klient täna töötab, aga ta soovib endale uut töökohta saada. Näiteks, et ma töötan täna näiteks kaubanduses müüjana, aga ma tunnen, et ma tahaksin üldse hoopis minna tööle näiteks hooldajaks ja mul ei ole võimalik kohe kooli minna või on ka aeg selline, et ühtegi kursust ei ole hakkamas, et siis on võimalik näiteks läbi tööpraktika, et see hooldaja oskused omandada, aga see siis eeldabki, et selleks tuleb ennast töötuks registreerida ja siis saab sinna praktikale minna. Aga siit on võimalik juba siis tutvuda nende tingimustega, mida see tööpraktika näiteks inimese jaoks tähendab. Või ka koolitustel osalemine, et koolitusi me pakume nii töötutele inimestele kui töötavatele inimestele, aga mida koolitusel osalemine üldse tähendab, milliseid koolitusi me üldse koolitustel osalemist toetame, et sellist infot on nagu siit võimalik ikkagi näha ja sellega siis varasemalt tutvuda. Esimesel slaidil mul jäi näitamata või ühel eespool on ka, et siin all paremas nurgas tavaliselt on ka see chati koht, kust on ka võimalik kõigil selle chati kaudu küsida juba, kui mingi küsimus tekib mõne teenusega seoses, kuidas ennast töötuks registreerida, kuidas mingile leheküljele jõuda, et chat on ka selline laivis meil kogu aeg, et sealt on võimalik küsida, et küll mitte 24/7, et see on ikkagi tööajal, et nüüd alates 1. aprillist need natukene muutuvad, et kell 8:15 kuni siis 16:30 on võimalik ka chatis meie inimestega suhelda. Endale siis need vajalikud küsimused või küsimustele vastused saada. Nüüd edasi. Karjääri kujundamine on siis selline asi, et päris palju mõeldakse, et mis karjääri mina teen, et karjääri kujutatakse ette kui sellist asja, et kuskil ametiredelil järjest kõrgemale liikumine. Aga selline uus elu on selline, et ühe inimese tööelu vältel on piltlikult öeldes niisugune keskmiselt 5 karjäärimuudatust siis, et ehk et 5 sellist tööalast muudatust elus, et sellised minuealised, sellised keskealised ja natukene võib-olla vanemad, et meie oleme harjunud väga pikalt ühel töökohal töötama, aga tänased noored on väga kiirelt ju töökohti vahetamas, et 5 aastat täna noore jaoks on ikkagi juba väga pikk töökogemus. Ja kui jah, minul on juba oma tööelu jooksul ka olnud, et on olnud ka juba 5 erinevat töökohta, siis tänapäeva noortel ilmselt käib see veel kiiremini. Aga see karjääri kujundamine tähendab siis tõesti seda, et ma tunnen, et ma olen oma praegusel töökohal väsinud, ma tahaks mingit muudatust, ma tahaks võib-olla midagi juurde õppida, midagi uut õppida või teha täiesti kannapöörde oma elus ja mingi täiesti teise eriala õppida, et üks näide, mis on selline nagu ikkagi väga selline värvikas, et mõned aastad tagasi tuli meie juurde üks doktorikraadiga inimene, kes oli Tartu Ülikoolis väga pikalt töötanud ja teinudki nii-öelda teaduslikku tööd ja ütles, et mul on sellest nii kõri auguni ja õppis meie kaudu veoautojuhiks ja nüüd on juba üle 2 aasta siis töötanud veoautojuhina. Ma ükskord nägin teda, küsin, kuidas läheb. Ütles, et ma olen väga rahul oma eluga, et täitsa selliseid kannapöördeid selliseid näiteid on ikkagi meil täitsa omajagu. Mida teha? Ja siin selleks, et see karjääri nii-öelda pöördega siis tegelema hakata,
et on võimalik siis mõelda, et kas siis sellel karjäärinõustamisele tulla või siis uurida ise, missugused võimalused on või mida ma tahan. Ja edasi on ka siis, et mida ülekaalukalt meie käest kõige rohkem küsivad nii töötud inimesed kui töötavad inimesed on ikkagi koolitused. Ja siin karjäärikujundaja lehel on siis see koht, kus on võimalik ka, et nende koolitustingimustega ja koolitustega tutvuda. Et koolitustel osalemisel on ka nii, et me kõiki koolitusi ei toeta, kõikidel koolitustel osalemist ei toeta, küll aga on töötavatel inimestel on ühed, ütleme siis tingimused ja töötutel on natukene paindlikumad need, aga seda koolitusturgu päris hoogsalt praegu korrastatakse. On meil olnud juba muudatused selles osas, et kui varasemalt me toetasime põhimõtteliselt kõiki koolitusi, ükskõik kus klient soovis osaleda, siis nüüd on piiratud see juba ära, nii et iluteenindusvaldkonna koolitusi me ei toeta ja ka siis selliseid kuidas ma seda nüüd ütlen, sellist mis ei ole teaduslikult tõestatud või selliseid voodoo või kuidas iganes neid nimetada, neid koolitusi, et kes on need ise hakanud terapeudid nii-öelda ja et mis ikkagi pigem võivad kliendile ka sellist kahju tekitada, et selliseid koolitusi me praegu enam ei toeta. Aga koolitusvaldkondades me ikkagi toetume eelkõige siis on Töötukassa kodulehel on leitav selline asi nagu tööjõubaromeeter, mida siis hinnatakse 2 korda aastas ja selle järgi siis vaadatakse, et keda meie tööturg täna vajab ja kus on vastupidi väga suur siis see tööjõu ülejääk ehk et need erialad, et näiteks võin tuua siin, et raamatupidaja on selline eriala, mida järjest vähem tööturul vajatakse. Eelkõige just ka näiteks raamatupidaja abi, sest väga palju on läinud juba elektroonseks kõik need süsteemid ja väga palju on juba läinud ka selliseks automaatseks need süsteemid ja see on selline väheneva vajadusega eriala, et kus järjest vähem inimesi vaja on. Samas on krooniline puudus kogu aeg meditsiinitöötajatest, hooldajatest, kokkadest, ja see on ka üks selline siis kriteerium, mille alusel me siis vaatame, et keda siis koolitada või mitte. Aga see ei tähenda muidugi seda, et me ei koolitaks võib-olla ka näiteks ühte kohta on vaja ühte konkreetset inimest, temal seda koolitust on vaja, siis ikkagi tuleb oma nõustajaga läbi rääkida ja arutada ja ka see koolitus võib võimalik olla. Aga jah, et see koolitused on selline, mida väga-väga tihti meie käest küsitakse. Nüüd ongi, et on, nagu ma ütlesin, need erinevad on töötutele koolitustele, töötavatele koolitustele, töötavatele inimestele ja töötavatel inimestel on siis koolitused on sellise programmi alusel nagu töötaja õpi. Ja selle töötaja õpi programmi alusel me saame siis koolitusi pakkuda nii koolitustena, siis et ma käingi ühe lühikese koolituse näiteks ära, aga me saame toetada ka täitsa tasemeõppes osalemist. Ehk et kui ma lähengi näiteks kutsekooli hooldajaks õppima, siis saame sellele inimesele, kes seal õpib kutsekoolis, maksta näiteks stipendiumi. Ja toetame ka näiteks bakalaureuse õpet, et magistriõppes osalemist ei toeta. Et need valdkonnad jälle, mida toetatakse, et see on sellised nagu OSKA uuringud, et nende uuringute alusel siis jälle need valdkonnad, kus on tööjõupuudus, nendel valdkondadel õppimist me toetame, aga siis nendel valdkondadel, kus on tööjõu ülejääk, et nendel valdkondades õppimist me ei toeta. Et küll on siin natukene erisused on vähenenud töövõimega inimestel just selles mõttes, et kui minu tervis täna ei luba näiteks mingil ametikohal töötada, näiteks ma olen väga pikalt töötanud massöörina, aga minu see sundasend, ikkagi füüsiliselt raske töö ei võimalda mul enam seda teha, et siis sellistel inimestel ei ole piiratud see, et mida minna õppima, vaid oluline on see, et ta leiab endale tervisele vastava töökoha. Et siin on see jälle see natukene erisus ka töötavate inimeste puhul,
et on erisus nendega, kellel on need terviseprobleemid, vähenenud töövõimega inimesed ja siis on noh, nii-öelda terved inimesed, et need koolituse saamise tingimused on natukene erinevad. Aga jällegi, et siin on näha nüüd, et kui sealt kodulehelt minna, et siin on kohe järgmised sammud on näha ja saab otse nende linkide kaudu siis juba vaadata ja aru saada, mis on vajalik siis edasi teha või siis lugeda seda täiendavat infot selle kohta. Nii, ja nüüd edasi tulebki siis see vähenenud töövõime, et mis on ka ju ikkagi väga suur osakaal on meie hulgas neid inimesi, kelle töövõime on siis mingil põhjusel vähenenud ja minul isiklikult on väga hea meel, et neid inimesi järjest nagu märgatakse ja toetatakse, et kui siin varasemalt oli tõesti, et me isegi ei teadnud, et nii palju vähenenud töövõimega või no tervisemuredega inimesi meie hulgas on, siis nüüd julgetakse sellest järjest enam rääkida. Ja see on selles mõttes ka positiivne, et tegelikult me saame toetada ja abi pakkuda nendel inimestel päris suures mahus. Ja kui ütleme jälle see tavaklient tuleb ükskõik teie juurde, meie juurde, et päris palju on ka selliseid, kellel näiteks kodus ei ole arvutit. Et näiteks ka meie Töötukassas oleme nüüd võtnud suuna sinna, et need inimesed, kellel kodus ei ole arvutit, et me uurime võimalust, et kas on võimalik minna näiteks kodukoha läheduses olevasse raamatukokku, et neid samuseid tööpakkumisi otsida ja töökohtadele kandideerida, et ikkagi inimestega seda digipädevust, digiteadlikkust natukene tõsta ja me ise väga palju ka teeme selliseid digipädevuse tõstmiseks koolitusi oma klientidele. Et sellepärast on minu jaoks väga tänuväärne, et täna mind siin kuulate ja võib-olla siis saate teisipidi meid meie töös ka toetada läbi selle, et seal kohapeal oma kliente juhendada. Aga siin tõesti, et see järgmised sammud jälle, et kui mul on see vähenenud töövõime, et selleks, et siis see nii-öelda ametlikuks saada, ära fikseerida, et selleks on võimalik siis taotlus esitada töövõime hindamiseks ja töövõimetoetuse saamiseks. Et jällegi on näha, et siin need sammud on kõik näidatud, et on ülevalt valid selle vähenenud töövõime ja järgmised sammud on juba näha, et ongi siin see link kohe, kus on esita töövõimetoetuse või see töövõime hindamise avaldus. Et siin on küll nüüd niimoodi, et selleks, et seda avaldust esitada, on või avalduste esitamiseks on üldse, et see on võimalik ainult siis, kui sa logid ennast sisse e-Töötukassasse, et neid andmeid vaadata kõike või neid informatsiooni vaadata on siin võimalik, aga kõigi avalduste esitamiseks on vajalik logida sisse e-Töötukassasse, et seda ma nüüd natukene hiljem näitan ka siis. Ja töövõime hindamisest on ka siin, et on neid toetusi, mida me siis maksame vähenenud töövõimega inimese eest ja on ka siis teenused. Et kui ma ütlesin, et me pakume üle 50 teenuse ja varem seal näitasin ka, et on mis teenused, mis on absoluutselt kõigile, kes siis on töötuna registreeritud. Aga siis vähenenud töövõimega inimestel on veel meil lisateenuseid ja väga populaarsed nii-öelda on siis näiteks tugiisikuteenus, inimene ei saa või vajab töökohal töötamiseks tugiisikut või siis ka abivahendi andmine, et selleks, et inimene saaks jälle tööl käia ja nende tingimuste kohta saab ka lugeda siit jälle, kui klõpsata lahti need lingid, et mis need võimalused siis täpsemalt on. Aga abivahend on tõesti selline, et kui vähenenud töövõimega inimene töötab, et ta isegi võib-olla ei oska taibata, et seda on võimalik meie käest taotlus selle kohta esitada, et ma toon siin lihtsalt näiteid, et meil Jõgeva ma ise olen Jõgeva maakonnast pärit, et kunagi töötasin ka Jõgevamaa osakonnas siin Töötukassas ja siis ma saan tuua, mis meie osakonnas oli, et üks täiesti kurtum oli ta, noor inimene tahtis töötada hooldajana. Aga hooldajana oli see, et ta ei saanud haiglas või selles hooldekodus töötada, sest ta ei kuulnud seda hädakutsungit, mida need kliendid nupule vajutades, noh, mis see tekitab. Ja siis me mõtlesime ka, et see võib väga keeruline olla, et kuidas teda tööle saada, kas see üldse on võimalik. Lõpuks tuli välja, et see lahendus oli väga lihtne, talle pandi selline randmepael, mis hakkas siis vibreerima. Et ta ei kuulnud seda piiksumist, aga ta tundis seda vibratsiooni, mis selle randmepaelal oli.
Või üks näide sellest abivahendist on ka selline, kuidas üks ka missioonil käinud sõdur, kes oli kaotanud siis ühe oma jala, tahtis laos töötada, aga ta ei saanud redelitel ronida ja sinna lattu sai tal anda siis selline väike tõstuk, millega ta siis sai riiulitele kaupa panna ja kaupa ära võtta, et sellised lahendused, et kui teie poole pöörduvad ka vähenenud töövõimega inimesed, kes töötavad, aga oma tervisest tulenevalt näiteks ei saa töötamist jätkata, siis igal juhul tasub meie poole pöörduda või neid võimalusi siin uurida just selleks, et ehk on olemas see võimalus selle abivahendi andmiseks, sest sellised ortoosid ja spetsiaalselt kohandatud toolid, et näiteks seljaprobleemidega inimestele, et see on selline täiesti tavaline igapäevane nii-öelda meie töölaud, tööpõld, et kuidas me inimesi toetada saame. Nii, nüüd rääkisin sellest, et avalduste esitamiseks on vajalik siis logida sisse e-töötukassasse. Ja e-töötukassasse sisse logimiseks on siis erinevaid võimalusi, et tõesti kas ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja tegelikult on ka siis parooliga sisenemine võimalik. Parooli saab töötukassa töötaja käest, et seda parooli ei ole võimalik mujalt saada, et selleks on vaja pöörduda töötukassasse, et juhul, kui ei ole nendest teistest logimisvõimalustest ühte või autentimisvõimalustest midagi, et siis selle parooli saab meie töötaja käest, aga selle parooliga ei ole võimalik esitada avaldusi, et on võimalik ka seal näiteks töökohtadele kandideerida, CV-d koostada, kõiki selliseid asju, aga avaldusi esitada saab ainult ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga. Ja töötukassasse logimise link on siin üleval paremal. Kellel on väikesed alaealised lapsed, siis sealt tuleb ka see valik, et kas see on nagu ise siis või lapse eest, et näiteks minul on kodus koolis, põhikoolis õppiv laps, siis tuleb ka see lapsevaade sinna, sellepärast et meie nõustajad käivad ka koolides karjääriteenuseid pakkumas ja sealt on võimalik tutvuda ka siis lapse kohta käivate andmetega. Või ka siis, kui on alaealine laps näiteks töötuna registreeritud või töövõime hindamise taotlus soovib esitada, et siis on võimalik sealt vaadata. Aga nüüd siin lihtsalt üks väikene võrdlus teiste riikidega siis, et siit on näha siis, et e-töötukassa kasutajad, et tuleb tunnustada Eesti elanikke, et siin ilmselgelt on aru saada, et need ei ole unikaalsed kasutajad ehk et Eesti elanikke ei ole nii palju kui siin kasutajaid. Aga see on sisselogimiste arv siis eelmisel aastal ja siin on võrdlus siis teiste riikidega, siis on näha tegelikult, et isegi suur Ameerika ja Eesti, et tegelikult on näha, et Eestis seda töötukassa kodulehte ja e-töötukassat kasutatakse ikkagi väga-väga palju. Ja millised need kliendivõimalused siis on e-töötukassas? Et nagu ma ütlesin, et esitada erinevaid avaldusi ja vaadata siis otsuseid, mis minu kohta on tehtud, siis täita e-päevikut ja jälgida kokkulepitud tegevusi, et see käib juba siis selle kohta, nende klientide kohta, kes on töötuna registreeritud, et kui töötuna on registreeritud, et kui siin enne Covid kriisi kõik meie kliendid käisid meie juures kontoris kohapeal, siis Covid kriis muutis meie olukorda nii palju, et päris paljud meie kliendid suhtlevad meiega kas telefoni teel või on siis tõesti siin e-töötukassas täidavad e-päevikut ja suhtlevad hoopis niimoodi oma nõustajaga, et igapäevaselt nad ei kohtugi või igakuuliselt. Koostada CV-d ja kandideerida, et sellest CV-st ma natukene ka räägin ja kandideerimist ka ja registreerida aeg karjäärinõustamisele või siis ka suhelda oma nõustajaga, et jällegi, kui ma olen töötuna või tööotsijana registreeritud, siis ma võin ka oma teateid või mingeid muresid, rõõme anda teada, et ma sain tööle, anda teada, et ma vajan näiteks mingit koolitust, et seda on ka võimalik läbi selle e-töötukassa teha. Nüüd, kui e-töötukassasse sisse logida, siis tuleb selline vaade. Need on nüüd minu andmed siin, et esimene pilt, kui ma e-töötukassasse sisse login, on siis selline ja siin on näha ka, et siis vasakpool pool on see menüü, kus on võimalik siis teateid, tööotsinguid, CV-d ja siin üleval on siis järjest
menüü, kus on siis või tääbid, et kus on siis arvele võtmist või saab karjäärinõustaja juurde registreerida või töövõimet lasta hinnata, et saab. Nüüd, kui lahti võtta siit vasakult poolt tulbast siis tööotsingud ja CV, et siis tulebki lahti ka selline see tööpakkumiste koht, siin kõik on nullid, sellepärast et minul ei ole pandud praegu ühtegi töösoovi siia, et ma saan otsida tööd. Ehk et töö otsimiseks on mitu võimalust, et töö otsimiseks on võimalus niimoodi, et ma sealt otse kodulehelt, et ma ei pea e-töötukassasse sisse logima, ma võin igapäevaselt selekteerida ja tööpakkumisi vaadata, tööd otsida. Kui ma nüüd tahan kindlalt, et näiteks ma otsin tööd mingis kindlas valdkonnas ja tahan nagu tööd leida mingis kindlas piirkonnas, siis ma saan need tööotsingu parameetrid nii-öelda endale siia sisestada ja siis need tööpakkumisi hakkab mulle siia kuvama ja need tööpakkumised hakkavad mulle tulema ka e-postile, kui ma seda soovin. Et kui ma näiteks otsin kindlas piirkonnas tööd näiteks kokana siin Jõgevamaal, siis ma saan selle töösoovi endale siia sisestada Jõgevamaal ja kui Jõgevamaale tuleb see tööpakkumine, siis see tuleb minu e-postile ka, et ma näen neid kõiki tööpakkumisi. Ja kui ma soovin siis täpsemalt juba ise otsida, et siis jälle avan selle tööpakkumiste otsingu siit ja tuleb lahti jälle seesamune tööpakkumiste otsingu kuva, nagu seal alguses, mis on ka kodulehel siis, et see kuva selles mõttes siin vaates ei erine ja ma saan kandideerida või noh, vaadata siin tööpakkumisi. Mis on nüüd erinev, on see, et kui ma seal kodulehel tööpakkumisi vaatan ja otsin, siis on ainult see esimene link siin kandideeri. Aga need teised lingid, et siin see, et ma saan endale meeldetuletuse jätta või selle, et ma hiljem vaatan uuesti ja saan otsustada, kas ma kandideerin või ka siis see, et mulle see tööpakkumine ei sobi üldse, et ma tahan selle ära kustutada, et siis see valik on siin ka, et kui ma ainult kodulehelt kandideerin või soovin kandideerida, et siis ma neid selekteerida nii-öelda selle alusel ei saa, et siis on ainult see kandideerimise link. Ja saab selle kaudu sealt otsida. Ja nagu ma ütlesin, et soovitan siis oma töösoovid sisestada, et need töösoovid siis sisestada võimalikult täpselt, et saada siis infot endale sobivatest tööpakkumistest, aga seda võib ka laiendada. Näiteks kui ma otsin üle Eesti tööd kokana, siis ma võingi panna kõik piirkonnad, et seda on võimalik selekteerida seal täpselt nii, nagu ma ise seda soovin. Ja siin on ka näha siis, kus neid töösoove endal lisada saavad. Ja töötuna registreeritud klientidel on jälle natukene teistmoodi see, et vähemalt üks töösoov peab töötuna registreeritud klientidel olema, et kes ikkagi me eeldame, et kui inimene on töötu ja meie juurde pöördub, siis ta tööd otsib ehk et üks töösoov võiks olla. Aga teistel töötavatel inimestel, noh nii nagu näiteks minulgi oli näha seal, et mul ei ole ühtegi töösoovi pandud, sest mul ei ole praegu plaanis töökohta vahetada või ma vähemalt ei tea, et ma peaksin hakkama seda tegema, et siis minul töösoove seal kirjas ei olnud. Et see on jah, selline töötavatel inimestel on täitsa enda vaba valik. Kas ma soovin seda teha ja kui palju ja neid töösoove on võimalik ka erinevaid panna, et ma panen näiteks kokk, klienditeenindaja ja võib-olla ka raamatupidaja, et mida rohkem ma endale neid töösoove sinna sisestan, seda rohkem mulle neid tööpakkumisi tuleb ja seda suuremad on minu võimalused endale töökoha leidmiseks. E-töötukassas antakse ka soovitusi, et siis kui ma oma CV sisestan, et siis tuleb ka soovitusse, et kas sa soovid näha endale sobivaid tööpakkumisi sinna või siis on ka enne kandideerimist vaadake üle, kas lisasite oma CV-sse kõik vajalikud oskused ja kogemused. Et need, ma kohe näitan ka, et CV-del on ka siis neid olekuid erinevaid, et kui palju ma saan seda tööandjale näidata või üldse avalikuks teha neid tööpakkumisi. Nii. Siis on, mida veel meie käest palju küsitakse, on karjääriteenuseid. Karjäärispetsialisti juurde tasub suunata inimesi siis, kui kas klient ei tea, kuhu edasi õppima minna, nagu ma ütlesin, soovib ennast rohkem tundma õppida, ei tea, kuidas oma eesmärgini jõuda,
samamoodi, kui soovib minna välismaale õppima, et siis võite julgelt soovitada ka endale karjäärinõustaja juurde aeg broneerida. Valmistub tööle minema, otsib suvetööd, et suvetööd on ka päris palju, noored otsivad suvetööd, mida paraku tuleb öelda, et seda nüüd nii massiliselt ei pakuta. Aga ka täiskasvanud, näiteks hooajatöötajad, meil on jälle ka päris palju täiskasvanuid meie kliendid, kes käivadki tööl ainult suveperioodil ja talvel on nad siis kodus mingil erineval põhjusel, et kas nad on siis sellises piirkonnas elavad, et nad ei saa liikuma. Aga igal juhul tasub jälle nagu tähelepanu sellele pöörata, et näiteks ka need inimesed võivad meie poole pakkuda. Soovib infot töömaailma arengute kohta, et siis on karjäärinõustaja saab talle rääkida, et ongi, et needsamused näiteks need OSKA erialad, millest ma teile rääkisin, et kus on üldse näiteks, et kui 10 aasta perspektiivis vaadata, kellena mul on 10 aasta pärast tööd ja kellena mul ei ole 10 aasta pärast tööd. Ma mäletan ühte vestlust ühelt suurelt selliselt nõupidamiselt või kus üks autojuht räägib seal, et minu töökoht on päris kindlasti kindel, et see ei kao mitte kunagi kuskile. Aga kui me mõtleme täna autode peale, et mis juba siin ise sõidavad meil ja ise liiguvad, et selles nii kindel ei ole, et 20 aasta pärast meil tõesti autojuhte enam vajatakse. Et jah, et need valdkonna uuringud aitavad näha ka sellist pikemat pilti ettepoole, et mida mul on mõttekas minna õppima ja mida võib-olla enam mitte nii väga, et see ei ole selline tuleviku eriala ja pigem on näha, et see lähitulevikus üldse kaob. Oleme olemas selleks, et aidata koostada CV, motivatsioonikiri, kaaskiri, et meil on olnud küll selliseid näiteid, kus klient kandideerib, ka töötav klient, et töötav inimene kandideerib uuele töökohale, aga ta ei tea, kuidas CV-d koostada või mida sinna täpselt kirja panna. Et need näidised on küll olemas, internet on ka neid näidiseid täis, aga vot ikkagi see, et see oleks minu CV, mitte see CV-le peale vaadates aru saada, et see on nagu see põhi võetud kuskilt, et kuidas see nii-öelda minu omaks teha see CV, et selleks on ka, võivad kõik inimesed, kes seda soovivad meie poole pöörduda, et selleks ei pea olema töötuna registreeritud. Meil on kõigis maakondades on olemas sellised asjad nagu karjääriinfotoad, kus on meie kõigile klientidele arvutid ja seal on kõigile klientidele tagatud ka juhendamine siis kõigi kandideerimisdokumentide koostamisel. Ja on ka näiteid selleks, et näiteks mul on ka see CV olemas, aga nüüd ma ei tea, kuidas seda motivatsioonikirja teha, kuidas seda täpselt kirja panna, aga sellistel juhtudel võib meie poole pöörduda. Või ka see, et ma ei ole mitte kunagi käinud töövestlusel. Ma ei tea, mida töövestlusel teha, kuidas selleks ette valmistuda. Et ühelt poolt meil on sellised nii-öelda tööotsingu töötoad, kus räägitakse siis selleks töövestlusest, et mida see endast kujutab ja kuidas selleks valmistuda. Aga teiselt poolt on võimalik ka see töövestlus meie nõustajatega läbi mängida, et aru saada, mida see töövestluse olukord tähendab, mis küsimusi seal küsitakse ja seal siis meie nõustaja käest saab juba talle tagasiside ka, et kuidas siis nii-öelda see näidis töövestlus siis läks ja millele tähelepanu pöörata. Ja näiteks ka soovib infot vabatahtliku töö kohta, et vabatahtlik töö on ka üks selline teenus, mida me pakume ja ka sellisel juhul võib meie karjäärispetsialistide poole pöörduda. Nüüd siin ongi näha, et kui oled sisse loginud e-töötukassasse, et kuidas siis seda aega karjäärinõustaja juurde registreerida. Ja siin on ka nüüd see link siis, et registreerin selle aja ja mida siin ka tasub tähele panna, siin on erinevad võimalused, et kas koha peale soovitakse minna. Võin öelda kohe ära, et koha peale paljudes osakondades on väga keeruline, näiteks suures Tallinna osakonnas koha peale karjäärinõustamiseks on keeruline aega leida. Aga kui ma olen valmis näiteks samamoodi nagu ma teiega siin täna olen Teamsis, et läbi Teamsi karjäärinõustamisel osaleda, et siis võib registreerida endale ükskõik millisesse maakondlikku osakonda selle nõustamise aja, siis tegelikult ei ole ju vahet, kus see nõustaja istub, et kui me saame üle veebi suhelda, et siis ei pea seda silmas pidama, et see peab olema nüüd kindlasti selles maakonnas, kus mina elan. Üleüldse kõiki teenuseid
või toetusi, hüvitisi, kõik, mida me pakume, et see ei ole üldse niimoodi, et kus mul on sisse kirjutatud. Ükskõik, et ma võin pöörduda täpselt sellesse Töötukassa esindusse, kus minu endal on kõige sobivam käia või kellega mina ise tahaksin suhelda. Et see ei ole niimoodi, et mul on sissekirjutus näiteks Hiiumaale, ma pean nüüd kindlasti Hiiumaale minema, mis siis, et ma tegelikult elan Tallinnas üldse. Et siis võib täiesti vabalt Tallinnasse pöörduda, et kõik meie esindused on täpselt selle järgi, kuhu klient ise soovib pöörduda või kellega tal on kõige mugavam suhelda. Et selle järgi saab seda vaadata. Aga tõesti, et siit leiab siis selle karjäärinõustaja aja, aga selleks peab olema jälle e-Töötukassasse sisse logitud, et see aeg endale siit broneerida. Loomulikult kõiki neid aegu ja küsimusi on võimalik, et nagu ma ütlesin, chati teel, siin all on nüüd näha see oranž link, et küsi. Aga võib ka alati meile helistada, et meil on üldine infotelefon ja on maakondlikud infotelefonid. Nii, siis on see kandideerimisdokumentidel, et kandideerimisdokumentide näidised on olemas meie kodulehel ja ma tõesti soovitan neid vaadata, neid näidised, aga need on tõesti sellised baasnäidised, et nüüd on jälle väga populaarsed juba video CV-d või siis üldse sellise hoopis teistsuguse kujundusega CV-d, et see oleneb ka väga palju sellest, et kuhu ma kandideerin, kelleks ma tahan saada, et milline see CV olema peab. Et on erinevaid tööpakkumised, kui neid tööpakkumisi ka vaadata, siis tööpakkumistel kandideerimisel, siis mõnel ei ole isegi seda CV nõuet, et lihttööde pakkumisel, kui tööandjad on hädas, siis ütlevad, et las nad helistavad, et mul ei ole isegi seda CV-d aega vaadata või et las nad helistavad, kellel silm vähegi särab ja tahab tööd teha, et piisab sellest. Ja siit sellelt lingilt ma panin siia juurde ka selle näite, et on ka videod nähtavad, et kuidas koostada siis oma seda CV-d ja millele tähelepanu pöörata, et selliseid häid mõtteid ja näiteid on siit, et võib ka vaadata ja kui teil keegi tuleb, siis võib ka soovitada seda linki kasutada või siit vaadata siis meie spetsialistide mõtteid selle kohta. Ja neid CV staatused siis on võimalik valida, et kas see on siis mitteaktiivne või aktiivne, et siin chatis on ka, et toodud meie siin oma vestluses, et tööpakkumise annab alles siis, kui CV on sisestatud, et meie, kui e-Töötukassasse sisse logida, siis jah, tööpakkumised ta ikkagi eeldab kandideerimistel selle CV olemasolu. Ja ka e-Töötukassa või Töötukassa kodulehel saab siis niisama neid vaadata. Aga jah, et siin on võimalik selle siis aktiivseks teha, mitteaktiivseks ja varsti on tulemas ka meil natukene uuendusi siin, et kui praegu on võimalik hoida ühte CV-d nii-öelda siin korraga aktiivsena, siis on võimalik ka mitut CV-d, et kui ma soovingi kandideerida erinevatele töökohtadele, erinevatesse valdkondadesse, et ma ei peaks kogu aeg seda CV-d muutma, aga et ma saan siis näiteks kui soovingi kandideerida, siis valin selle CV, millist CV-d ma parasjagu siis soovin esitada. Ja CV-dega on siis niimoodi, et kui mul need CV-d on siin avalikud, või aktiivsed, siis on ka tööandjad näevad neid CV-sid ja saavad ise, näiteks mul on CV siin aktiivne ja minu töösooviks on pandud, see on sammune koka töösoov, siis tööandja ei näe minu tervet CV-d, aga ta näeb, et mina soovin kokaks kandideerida näiteks siin Jõgevamaal, siis tööandja saab kutsuda mind ka kandideerima. Isegi kui ma ise ei ole kandideerinud, siis kui tööandja vaatab seda, et sealt Jõgevamaal on kuskil üks Liina, kes otsib kokana tööd, siis ta saab sellele Liinale saata e-posti selle kohta, et ole hea ja kui minu tööpakkumine sind huvitab, et kandideeri minu juurde või võta minuga ühendust siis. Et saab niipidi ka vaadata siis, aga see on jah, iga inimese enda otsustada, kui palju oma andmeid ta siis tööandjale näitab ja kui avalik tema see CV siin on. Et CV-de puhul on ju ka päris palju ikkagi neid küsimusi, et mida ma siis seal pean näitama ja mis andmeid ei pea näitama, et kas see vanus, laste arv, elukoht, kas need on kohustuslikud ja
et kõik see pool ja see on see osa, kus siis meie nõustajad saavad abiks ja toeks meie klientidel olla. Ja nagu ma ütlesin, ükskõik, kes see klient on, see ei pea olema töötuna registreeritud klient. Lihtsalt tuleb teada anda, et ma soovin abi ja tuge ja siis me saame seda teha. Nii. Ja nagu ma lubasin siis, et siin on nüüd erinevaid linke, et lisaks siis Töötukassa kodulehel on veel linke, et kust veel siis saab tööd otsida, et need, kui ma nüüd enne teiega kohtumist ka natukene ringi sirvisin, siis neid töövahendusportaali isegi on rohkem, aga mõned on väga sellised spetsiifilised mingi kindla suunitlusega ja mida ma kindlasti soovitan ka kõigil teha, samamoodi saate teie oma klientidele soovitada. Näiteks, kui ma tean, et ma tahan töötada näiteks Töötukassas, ma tahan tulla tööle Töötukassasse, aga mitte ühtegi sellist tööpakkumist kuskil töövahendusportaalis praegu ei ole, mis mulle meeldiks, siis soovitan sinna kodulehel minna Töötukassa praegu ma toon lihtsalt enda organisatsiooni näite, et Töötukassa kodulehele ja seal on päris tihti on ka see, et otsime töötajaid või meie tööpakkumised ja kui isegi seda linki seal ei ole, siis ka soovitan julgelt ühendust võtta. Jällegi mul on näiteid, meil on klient võtab CV näppu, läheb tööandja juurde, ütleb, et teate, ma väga tahaks teie organisatsioonis töötada, teie juures töötada. Ja loomulikult on ta teinud ära eeltöö, mida see tööandja, millist tööd pakub, millised töökohad, millised nõudmised, et selle läbi vaadanud ja need inimesed on tööle saanud niimoodi, et tegelikult seda tööpakkumist väljas ei ole olnud. Et erinevate uuringute järgi sellised 70–80% tööpakkumistest liigub üldse suust suhu nii-öelda inimeselt inimesele, mis mitte kunagi ei jõua kuskile avaliku töövahendusportaali. Et sellepärast tasub ise ka alati selline aktiivne ja julge olla, kui vähegi on soov tööd otsida või töökohta vahetada. Aga nüüd minu poolt esitlusega on kõik, et ootan nüüd küsimusi, mõtteid, midagi, mida soovite minu käest küsida või mida ma jagaksin veel teiega. Et kui ma lugesin neid ootuseid, mis teie käest küsiti, et sealt väga palju ei saanud ja sellepärast mul ei olnud väga palju sisendit, et millest teile täpselt rääkida. Aga nüüd ma olen avatud. Väga vaikus, et infot oli nii palju. Et kas see info oli kõik selline, millestki aru ei saanud? Või oli ikkagi midagi, mis jäi meelde ka ja mis oli abiks? Või oli hoopis selline, rääkisin kõike seda, mis teid üldse ei huvitanudki, tegelikult tahtsite hoopis midagi muud teada ja see on praegu ka see võimalus, et kui on hoopis midagi muud, andke märku, siis ma saan teiega sellest rääkida. Meil oli, kas ma võin küsida? Jaa, loomulikult. Kuhila raamatukogust, et meil oli siin küsimus Ukrainast pärit lugejaga, kes soovis ka Töötukassast abi saada ja tema sai aru, et kuna temal on Ukrainas töökoht olemas, et siis ta ei saa mingeid teenuseid, et kas see on nii ja mis siis oleksid need ukrainlastele need võimalused? Et ukrainlastega nüüd niimoodi, et ma ei saa öelda konkreetse juhtumi puhul, mis on, et paljude ukrainlastega on ikkagi niimoodi, et tal justkui on töösuhe olemas Ukrainas, aga tegelikult on ju tihtipeale niimoodi, et seda lepingut ei ole jõutud lihtsalt ära lõpetada, sellepärast et sõda algas või tegelikult seda töökohtagi enam ei ole. Me teame, et see on ju väga palju on ju üldse puruks pommitatud või on need külad, kus üldse ei toimugi praegu midagi. Et igat sellist juhtumit tegelikult vaadatakse ikkagi eraldi ja hinnatakse eraldi. See oleneb nüüd ka, mis teenuseid ta saab pakkuda või talle saab pakkuda, et selleks, et ukrainlasi töötuna arvele võtta, on neil ikkagi vaja politseiametis seda elamistöötamisluba saada, et ehk et nad peavad alustama sealt politseiametist, kui neil see on olemas, siis nad saavad meie juurde tulla. Ja siis see juba edasi eraldi, sest
seal on ka niimoodi, et mis sellele ukrainlastele pakkuda on kindlasti, et esimene asi, mis me neile pakume, on eesti keele koolitus, aga neid on ka erinevalt nüüd, et neil osadel on need koolitused selle sisseelamisprogrammi alusel juba või selle kohanemisprogrammi alusel, mis on kohustuslik neil läbida. Aga sealt edasi on juba võimalik meie kaudu saada, et tegelikult me saame pakkuda, vastuseks on see, et ma ei oska öelda konkreetselt, et ma ei tea neid detaile, mis seal on. Aga tegelikult me ukrainlastele saame pakkuda neid teenuseid ja meil on töötuna arvel väga palju ukrainlasi. Jah, aitäh, et lihtsalt oli see ka, et ta nagu ei soovi oma Ukraina töökohta ikkagi nagu lõpetada, sest ta loodab sinna tagasi tööle saada. Aga et see oli see probleem. Aga aitäh. Jah, et see ongi nüüd see, et kui ta ise ikkagi ütleb, et ta nii-öelda see kehtiv töösuhe on, et töötuna arvele saab tulla ikkagi klient, kellel ei ole kehtivat töösuhet. Et see ongi nüüd see, et oleneb, kuna dokumente on meil seal hästi keeruline saada ja tegelikult ka andmevahetust, nii nagu meil on see töötamise register, sellist andmevahetust meil ju ei ole. Ja lihtsalt, et on väga palju ikkagi juhtumeid, kus me siis tuginemegi klientide suulistele ütlustele, sest paljudel ei ole ka tööraamatuid üldse, see, mis sa kodus kaasa võttes kaasa said aga kui ta tõesti ise ütleb, et ta tegelikult on tal kehtiv töösuhe ja ta loodab sinna tagasi saada, siis on tõesti see, et lihtsalt tööturuteenuste seadusest tulenevalt me ei saa teda töötuna arvele võtta, sest ta ei vasta nendele tingimustele. Aitäh. Ja, palun. Nii, tööjõuvajaduse baromeetrist vaatan siit vestlusest, et sooviks lähemalt teada saada. Et tööjõuvajaduse baromeeter on siis nagu ma ütlesin, on selline asi, et 2 korda aastas hinnatakse siis seda tööjõuvajadust ja vaadatakse üle siis kõigis maakondades, et see on maakonnapõhine ja hinnatakse siis ära tõesti, et milline on see tööjõuvajadus. Ja oodake üks hetk, kohe ma proovin teiega seda ka jagada. Nii. Ma näitan seda pilti ka kohe teiega. Et kui küsin, kas näete pilti? Või tähendab minu ekraani, jah. Et kui panna otsingusse siia baromeeter, siis siit leiab selle ilusti ära või üles tööjõuvajaduse baromeeter. Ja siit on nüüd võimalik siis otsida seda, et siin on kas kaardirakendusega, näiteks Postrid on siis näha 2022 oktoober, siit valida näiteks mingi piirkond. Võtan Jõgeva maakonna, kuna mina jälle Jõgeva maakonnas elan, näita Postrit. Ja siin on nüüd näha selle hindamise tulemusel, et need ametikohad, kus on siis tööjõu ülejääk, näiteks ongi siin andmesisestajad, tööjõu tasakaal, see tähendab siis seda, et on töötajaid ja tööpakkumisi on siis tasakaalus, et on nii neid, kes tööd otsivad, kui neid tööandjaid, kes siis pakuvad tööd selles valdkonnas. Ja siin on näha siis need, kus on tööjõu puudujääk, ehk et tööandjad otsivad endale töötajaid, aga nad ei leia endale töötajaid. Ja siin on veel eriti tööjõu suur puudujääk, on siis see, kus on tõesti, et tööandjad on ikkagi väga suures hädas endale tööjõu leidmisega. Et siin on maakonnapõhiselt võimalik neid nimekirju vaadata, seda infot leida, võtan siit näiteks Põlva maakond, tuleb jälle, et siin samamoodi tööjõu ülejääk, nagu ma ütlesin, näiteks raamatupidajad, andmesisestajad on see, kus on tööjõu ülejääk praegu praktiliselt kõigis maakondades. Et niimoodi on võimalik maakondade kaupa siit otsida. Aga jah, et kõige lihtsam on, kui panna siia kas baromeeter näiteks otsingusõnaks, et siis juba leiab selle ülesse. Või on võimalik ka kaardirakendusega vaadata näiteks, paneme siia eriala näiteks, paneme kokku. Tuli ette siia mul oma. Ja nüüd on näha näiteks koka eriala, et koka eriala kohta 2022 oktoober, et seda ei ole, ei, mul tuli vale, kujutavad kunstnikud tuli hoopis. Hästi. Ma mõtlesin, et kokka. Huvitav, et ta ei leia praegu. No võtame näiteks juhid finantsalal.
vaatame, kas me näitame, et siin näitab igal pool on tööjõu tasakaal näiteks olemas, aga siis vaatame siin edasi, siin on hästi palju neid ameteid, et need siin ees on, need on siis need rahvusvahelised koodid tööpakkumistel, nii-öelda siis ISKOd, mille järgi seda tehakse. Nüüd vaatame näiteks üldarstid, näita kaardil, et siin on nüüd näha, et kus on maakonnas, kus on siis tööjõu tasakaal, näiteks Raplamaal on tööjõu tasakaal arstide osas, aga näiteks Viljandimaal ja siin Lõuna-Eestis on arstide osas, üldarstide osas tööjõu suur puudujääk. Ja siin on erinevalt siis võimalik, et kas on nende postritega, vaadata siis nii nagu ma enne näitasin või kaardirakendusega ja siin on ka siis siin see metoodika, et kuidas see hindamine toimub. Aga see on küll selline, mida ma tõesti soovitan klientidel vaadata ja näiteks ka teil endale näha, mis teie maakonnas toimub, millist tööjõudu vajatakse, kus on tööjõupuudus ja see on ka siis selleks aluseks näiteks, et tõesti, et ma mõtlen, et kas ma otsin sellel, see andmesisestaja, et kas mul on mõtet töökohalt ära tulla selleks, et andmesisestajana hakata tööd otsima näiteks selles maakonnas, aga kui ma näen, et on nii suur tööjõu ülejääk, siis on jälle ka see, et võib-olla tasub kaaluda, et võib-olla tasub mõne teise eriala peale siis mõelda. Aga see on ka näiteks see võimalus siis, nagu ma ütlesin, et karjäärinõustajad, kes saavad siis aidata ka vaadata selles konkreetses piirkonnas ja seal ka kokku panna siis ütleme selle kliendi see haridustase, need oskused ja sealt edasi siis juba, et kas ta vastab nendele nõudmistele. Nii. Niimoodi, mis siin oli veel? Kutsetunnistuse hüvitamisest. Et kutsetunnistuse hüvitamisega on ka niimoodi, et töötuna registreeritud inimestel me üldiselt kutsetunnistuse hüvitame kutsetunnistus, kvalifikatsioonitõendid, teatud juhtudel näiteks ka tervisetõendi, kui inimene peab minema, on väga pikalt tööl olnud, ta enam toetusi, hüvitisi ei saa, on pikaajaline töötu, näiteks, et üks inimene meil oli 3 aastat töötuna registreeritud, tahtis toidupoodi tööle minna, tal oli vaja tervisetõendit, aga tal oli terve perekond oli väga raskes majanduslikus olukorras, siis me ka selle tervisetõendi aitasime tal kinni maksta. Ja kutsetunnistused on samamoodi, et kutsetunnistust on ka, et kõigepealt on võimalik see koolitus näiteks meie kaudu, näiteks keevitajatel on erinevad sertifikaadid, mis on vaja kutsetunnistus, ma tean, Luua metsanduskoolis siin maakonnas, saemeestel kutsetunnistusi, et aitame ka neid hüvitada, et meie jaoks ongi oluline, tegelikult meie suund ja soov ongi sinna, et need koolitused, mida läbitakse, oleksid võimalikult sellised, et need lõppeksidki selle kutsetunnistuse saamise või kvalifikatsiooni saamisega, et neid tingimusi, et mitte selliseid lühikesi, näiteks see, et ma käin ja teen sellise lühikese lihtsalt tordi kaunistamise koolituse, et ta ei anna mul seda kutsetunnistust, et pigem me siis toetamegi seda, et ta läheks õppima kas kondiitriks või pagariks või kokaks, et kui tal seda teadmist veel all ei olnud, ütleme, et kui ta on õppinud kondiitriks, nüüd on mingi uus mingi tehnika tulemas, et siis on jälle oma nõustega läbi rääkida, et kas see, et see koolitus mul on puudu, on täpselt see põhjus, miks ma tööle ei saa või on kuskil mingi muu, et võib-olla ma sellepärast hoopis ei saa tööle, et mul ei sobi varahommikused tööajad ja isegi kui ma selle koolituse läbi teen, ega see tööaegasid ju ei muuda, et ma ikkagi ju tööle ei saa, mis siis, et mul see üks uus oskus juures on, aga mul ei sobi need tööajad ja et kõik sellised asjad nagu koos nõustajaga siis arutatakse läbi. Aga jah, vastus on see, et kutsetunnistuse taotlemist me toetame ja ka töötavate inimeste puhul on kutsetunnistuse toetamise eelduseks see, et see koolitus siis on meie kaudu läbitud, et lihtsalt see, et mul nüüd olen töötav inimene, aga et tahaks minna kutset tegema, et sellistel juhtudel seda kutsetunnistust ei toetata. Küll aga on ka üks nii-öelda toetusmeede on veel tööandja koolitustoetus ehk et me ei toeta seda klienti otseselt, vaid me saame seda koolitamist toetada läbi tööandjate, näiteks digipädevuste arendamist on kõikidel tööandjatel, kes soovivad oma tööandjate või töötajate digipädevusi arendada,
soovitan samamoodi meie poole pöörduda, et mis koolitusi parasjagu vaja on ja siis me saame seda ka aidata hüvitada tööandjal. Kalkulaator, mis aitab arvutada hüvitisi töökaotuse korral, et päris sellist niimoodi seda ei ole, sellepärast et see on nii erinev on, et üks mingi, ma nüüd jään praegu kohe vastuse võlgu, et kas see on nagu töökaotuse korral oli täpselt, järsku töötuskindlustushüvitist aitab arvutada, aga kuna need tingimused on nii erinevad ja näiteks seesamune töötuskindlustushüvitisel on praegu need tingimused on 1. juunist ka väga palju muutumas, mis sõltuvad väga palju tööturu olukorrast, siis selle kalkulaatoriga nagu selles valguses ei ole midagi teha. Aga seda saab ise arvutada ka niimoodi, et meil on tavalistel töötutel nii-öelda siis on, kes tuleb töötuna arvele, on kahte sorti hüvitisi, on siis töötuskindlustushüvitis, mis on seotud siis selle töötaja palgaga väga otseselt ja see on niimoodi, et selleks, et töötuskindlustushüvitist saada, peab olema vähemalt aasta töötuskindlustusstaaži 3 aasta jooksul. See ei pea olema järjest, see ei pea olema ühe tööandja juures, see võib olla ka niimoodi, et 1 kuu ühe tööandja juures, teine kuu teise tööandja juures, aga kokku peab tulema 12 kuud. Ja see kuu tuleb ka juba siis, kui ma olen näiteks ka 2 päeva, et need ei pea täiskuud olema. Näiteks ma alustan töötamist 29. juulil ja lõpetan 3. septembril, siis mul tegelikult tuleb töötuskindlustusstaaž juba 3 kuud. Ja seda, selleks, et seda töötuskindlustust saada, peab olema siis vähemalt 12 kuud seda staaži 3 aasta jooksul ja selle arvutamine on siis niimoodi, et esimesed 100 päeva on 60% minu keskmisest töötasust ehk et see on seotud selle inimese töötasuga. Esimesed 100 päeva on 60% ja 101. päevast kuni siis selle lõpuni oleneb siis sellest, kui pikalt ta seda töötuskindlustushüvitist saab. See oleneb jälle iga inimese enda staažist, üldse see töötuskindlustushüvitise staažist. Maksimaalne periood on 360 päeva praegu ja sealt edasi on siis 40% sellest keskmisest hüvitisest või keskmisest töötasust. Ja seda saab igaüks ise niimoodi arvestada, et näiteks kui minu viimane tööpäev on nüüd 1. aprill, siis 3 viimast töötamise kuud ei arvesta, et on siis aprill eelnevat jaanuar, veebruar, märts ei arvesta, aga siis sealt detsembrist tagasi 9 kuu keskmine töötasu ja selle alusel siis arvestatakse see töötuskindlustushüvitise suurus. Ja töötutoetus, mis on siis teine, et töötutoetus on siis nendele, kellel ei ole see 12 kuud töötamist täis, küll aga on 180 päeva näiteks töötamist viimase aasta jooksul või on ta kasvatanud last 180 päeva vähemalt viimase aasta jooksul või on ta õppinud, et siis on õigus saada töötutoetust ja töötutoetus on nüüd selline, mis ei sõltu minu siis ütleme sellest töötasust, vaid see on kindel päevamäär ja selle, ütleme siis päevamäär sellel aastal on 10,55 € päevas ja see siis nende päevade arvuga, mitu päeva siis selles kuus on, et veebruaris on see siis natukene väiksem ja näiteks nüüd siis märts on pikku 31 päeva, et selles kuus on see siis natukene suurem. Et 2 toetust on jah, hüvitis, mis on siis seotud töötasuga ja teine on siis töötutoetus, mis ei ole töötasuga seotud, vaid see on kindel päevamäär. Et jah, et sellepärast seda kalkulaatorit nagu ei olegi, et need on erinevad. Nii. Nüüd on üks küsimus siin veel. Keskealine mees, kes tahtis ühele ametile kandideerida. Siis selgus hoopis CV keskuses. Ja, et see on tõesti niimoodi, et see oleneb. Et see oleneb sellest nüüd, kas tööandja soovib, et kandideeritakse konkreetselt selle portaali kaudu, mis seal on kus tema oma selle tööpakkumise on esitanud või edastanud või on siis see tööandja ka paindlik ehk et näiteks CV keskuses on tööpakkumine, aga minul CV keskuses oma CV-d ei ole
ja ma saadan otse tööandjale oma selle CV, aga seal on ka tihtipeale see juba näha, et kas tööandja on lisanud oma täiendavad e-posti aadressid sinna, näiteks kuhu on see CV võimalik saata. Aga kui tööandja soovib, et see kandideerimine käib ainult läbi selle portaali, siis sinna midagi teha ei olegi, siis see nii on, et siis tulebki kandideerida ainult läbi selle portaali. Et on päris palju tööandjaid, kes ikkagi soovivad ainult seda konkreetset portaali, sest neil on endal, eriti kui on suured tööandjad, palju tööpakkumisi, palju kandidaate, siis neil on endal lihtsam neid kandidaate selle alusel selekteerida, neid eelvalikuid teha. Mis on väga kurb ja millest me oleme väga teadlikud, proovime tööandjaid harida, et tööandjad ei vasta kandideerimistele. Ja inimene tegelikult ei tea, kas ta siis saab, ei saa. Selge on see, et kui ma juba 3 kuu jooksul vastust ei ole saanud, siis tõenäoliselt mind ei ole sinna valitud. Aga inimlikult ma tahaksin ju teada, üks asi on see, et kas mind valiti või ei valitud, aga ma tahaks teada ka seda põhjust, miks mind, et ma justkui vastan kõigile nõuetele, mind ikkagi ei valitud. Ma tahaks saada seda põhjust, miks mind ei valitud. Ja me omalt poolt küll praegu hästi palju harime nii-öelda tööandjaid selleks, et nad oma klientidega või mitte oma klientidega, vaid nendele tööle kandideerijatega suhtleksid ja neile tagasisidet annaksid. Kuid paraku näitab statistika, et neid tööandjaid jääb järjest vähemaks, kes seda tagasisidet annavad. Ja praegu praktiseeritakse päris palju ka seda, et juba töökuulutusse pannakse kirja, et võtame ühendust ainult nende kandidaatidega, kes on meile sobivad või kellega soovime edasi minna või ehk et ma juba töökuulutusest peaksin välja lugema selle, et kui minuga ühendust ei võeta, siis ma justkui ei olegi sobiv kandidaat. Et inimlikult ma saan inimestest väga aru sellest, kui seda vastust ei tule või see vastus on väga üldsõnaline, et jah, et te ei sobinud meile või kuidagi ei osutunud lihtsalt valituks, et mina tahaksin küll teada, et mina isiklikult kõigi tööpakkumiste puhul, see on lihtsalt minu isiklik näide, et kuna ma proovin kõigiga suhelda nii, nagu ma tahan, et minuga suheldakse, siis ma kõigi konkursside puhul, mida ma ise olen korraldanud, endale töötajaid otsinud, olen tagasi helistanud inimestele veel, ja andnud ka selle individuaalse tagasiside, et sellel põhjusel ei osutunud valituks. Et siis me saamegi vestelda, ja juba sellepärast ka, et ta teab, mida teinekord võib-olla teisiti teha või lihtsalt oligi mingi väike nüanss, et miks ei olnud, et jah, et paraku see niimoodi on, et seda tagasisidet ei anta. Ja see on väga hea küsimus, et kas toetuse suurus sõltub ka töölepingu lõpetamisest? Ja see jäi mul eelmisel korral või selle punkti juures ütlemata, et töötuskindlustushüvitist tõesti on võimalik saada ainult siis, kui see töösuhe lõpeb kas koondamisega, likvideerimisega, tähtajalise lepingu lõppemisega. Et kui töölt tullakse ära omal soovil või poolte kokkuleppel, siis töötuskindlustushüvitist ei ole võimalik üldse taotleda. Et seda on tõesti võimalik ainult siis, kui see on nii-öelda sunnitud töösuhte lõpetamine. Aga kui tullakse ära poolte kokkuleppel omal soovil, siis on võimalik seda töötutoetust taotleda, et selle kohta taotlus esitada. Nii, aga kas on veel küsimusi? Et võib julgelt ka mikrofoni lahti teha või ka siia sellesse vestlusesse veel kirjutada. Praegu tundub, et on vaikus. Aga nagu ma ütlesin, kui on sellel teemal küsimusi ja kui te soovite veel täpsemalt midagi teada, andke alati märku, et näiteks seesamune karjäärinõustajate teema, mis ma ütlesin, et karjäärinõustamist, et selleks ei pea tulema ka Töötukassasse. Et selleks on võimalik ka näiteks tehagi täitsa suvaliselt üks väike mingi kogukonnakeskus, kus on see raamatukogu. Lepimegi kokku, et sellel päeval tulevad inimesed sinna koha peale ja me teeme kõigile inimestele nii-öelda sellise grupinõustamise, me kõigile koos räägime, millised need võimalused on.
andke sellest ka julgelt märku, kui te olete huvitatud näiteks, et me teie juurde tuleme, et meie oleme väga paindlikud, tuleme ka kontoritest välja ja võime ka juhendada seal kohapeal siis, et kuidas ka näiteks raamatukogu töötajad, et kui teil on mingi suurem raamatukogu näiteks või et kuidas midagi teha, et andke julgelt märku, et me tuleme ise ka teie juurde väga heal meelel. Et me ei istu üldse ainult oma kontoris ja me väga palju liigume ringi ja oleme valmis klientidele nii-öelda lähemale ise ka minema. Kuidas muudab et siin oli veel, kuidas muudab töötuhüvitis töötamine nii-öelda hüvitise perioodil? Ja jälle väga hea küsimus. Et kui ma saan töötuskindlustushüvitist ja ma saan tööle näiteks tähtajalise lepinguga vahepeal. Näiteks mul on töötuskindlustushüvitis määratudki selleks 360 päevaks ja ma olen ära kasutanud sellest täitsa umbes 160 päeva, ma saan tähtajalise lepingu. Suveks kutsutakse kedagi asendama. Lähen asendan 2 nädalat, tulen tagasi, tähtajalise lepingu lõppemine ja ma saan ära kasutada edasi need päevad, mis mul on jäänud kasutamata siis sellest töötuskindlustushüvitisest. Ehk et mul ei lõppe ta ja ma ei jää sellepärast sellest ilma, et ma vahepeal tähtajaliselt tööle läksin, vaid ma saan selle kenasti lõpuni ära kasutada, kui ma vahepeal tähtajatut töösuhet endale ei leia või töölepingut ei sõlmi selle kohta. Ja mis on teine, on nüüd ka väga moes, on need nii-öelda tööampsud siis. Et kui ma lähen tööampsule, mida saab siis see 8 päeva kuus teha üldse, et rohkem ei saagi ja seal on see ka see töötasu ülemmäär, mida saab teenida. Et kui ma lähen ka tööampsule, siis mul üldsegi ei katke ka see töötuna arvel olek, vaid ma olen sel ajal arvel edasi, aga ma lähen, käin, teen selle tööampsu ära ja siis tulen edasi, et need asjad üksteist nagu ka ei sega, et saab seda töötuskindlustushüvitist ka kenasti edasi siis. Et töötutoetusega on niimoodi, et töötutoetusel on natukene need karmimad tingimused, et töötutoetust niimoodi ei jätkata, et see on töötuskindlustushüvitise puhul siis. Ja kõik meie teenused on klientidele tasuta, mitte ühegi teenuse eest keegi midagi maksma ei pea, on karjäärinõustamine tasuta, on niisama nõustamine tasuta, et kui on ka soovi lihtsalt rääkida, et näiteks ka see, mis ma tõin, see vanaduspensionär, kes soovib veel töötada, et ta ennast töötuna registreerida ei saa, küll saab ennast registreerida näiteks tööotsijaks ja kah saab ka koolitusel käia, saab praktikal käia, saab ettevõtluse alustamiseks toetust küsida, et kõik need on tasuta ja see ettevõtluse alustamise toetust on siis tõesti uue ettevõtte alustamiseks on võimalik taotlus esitada, selleks on vaja äriplaan koostada, et päris niisama seda ei anta, aga see on ka järjest populaarsem meil, et meie kaudu neid ettevõtteid alustatakse. Aga jah, kõik teenused, mis meil on, kõik on klientide jaoks tasuta. Olenemata sellest, kas on töötu, töötav kooliõpilane. Nii, kas tuleb veel küsimusi? Ma saadan omalt poolt oma esitluse siis selle koosoleku korraldajale ja loodetavasti tema saab siis edasi saata selle juba kõigile teile. Et saate siis seal ka meelde tuletada, kui on vaja täpsemalt meelde tuletada, kuidas ma kuhugile täpsemalt jõudsin. Ja, saadame selle edasi. Väga hea. Nii, aga tundub, et praegu on küll vist küsimused nüüd otsa saanud. Et igal juhul mina soovin teile jõudu ja te teete seal väga tänuväärset tööd, et nagu ma ütlesin, et meie suur lootus on ka sellele, et te siis meie kliente omalt poolt raamatukogudes või külakeskustes, kogukonnakeskustes või ka oma pereliikmeid, kes seda vajavad nüüd, et see, mis ma rääkisin, on ka tegelikult mitte ainult töökohast tulenevalt ka igapäevaelus ju kasulik, et saate toetada ja abistada või vähemalt teate, kuhu poole pöörduda ja kelle käest küsida.
aga minu poolt siis suur tänu ja jõudu, jaksu teile kõigile. Aitäh teile. Ilusat päeva. Ilusat päeva. Aitäh. Aitäh.